Mina olen Liina Punamäe, olen ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja Sinimäe põhikoolis ja ühtlasi ka Noorek kooli 15. lennu osaleja. Mina ka olen Aljona Kordončuk, Sinimäe põhikooli direktor. Nii, väga tore. Võib-olla kõigepealt sellest, mille poolest teie kool on eriline või ebaharilik? Alustan siis mina. Me oleme maakool, asume siin Sinimäel, mis on alevik, Narva-Jõesuu linna kuuluv alevik. Ja siin koolis käib meil 110 õpilast hetkel. Nende emakeeleks on, võib öelda, ma protsentiliselt ei ütle nii täpselt, orienteeruvalt võib-olla 90% räägib vene keelt emakeelena, 1/10 ka eesti keelt emakeelena. Ja me oleme eesti õppekeelega kool, kus on nimetatud eesti osakond ja keelekümblusklassid. Me asume väga looduslikult kaunis kohas ja meil on siin kaasaegne hoone, mis avas oma uksed 9 aastat tagasi. Meie õpetajad on kohale tulnud siia üle kogu Eesti. Meil on õpetaja Saaremaalt, Tartust, Viljandist ja Pärnust. Selline hästi mitmekülgne kollektiiv. Ja. Aga kuidas teie selle kooli üles leidsite? Mina leidsin niimoodi, et Noorek kooli tahtis saata inimesi rohkem Ida-Virumaale. Ja meile tehti selline infotund, kus tutvustati, miks just minna Ida-Virumaale õpetajaks. Ja minu siis endine kolleeg Aleksei Jašin tegi väga head sellist tööd, et tutvustas Sinimäe põhikooli niimoodi hästi huvitavalt, et tekkis kohe nagu tahtmine vaadata, mis kool see on. Ja kui ma tegin intervjuu direktoriga, siis ma nägin, et see on selline hästi soe, sõbralik ja õpilase keskne kool. Intervjuu oli väga põhjalik ja ma nägin, et ma olen siia hästi oodatud. Ja kohale tulles oli hästi soe ja sõbralik koolipere, et sellepärast ma otsustasin siia tulla. Kui te olete kõikidest Eesti paikadest pärit, et kus te siis elate seal? Mina elan siin samas Sinimäe alevikus 1 minut koolist kõndida. Et hästi mugav, hästi armas, saab jalutada ja paljud kolleegid elavad ka siin, et selline väike kogukond on juba tekkinud. Siis omavalitsus annab elamispinna? Jah. Kus te pärit olete? Sõidate sinna ka siis iga nädalavahetus või? Ma olen pärit Võrust ja ma sõidan bussiga, nii et see on üsna selline aeganõudev reis, aga ma ütleme võib-olla kord kuus üritan küll käia. Mis klassidest te õpetate? Mina õpetan 4. kuni 9. klassi. Kas on see tüüpiline probleem ka, et ülekoormus? Mul on siis kontakttunde on 18 nädalas, mis on alustav õpetajaks väga hea tundide arv, aga kuna tõesti mul ei ole siis paralleelklasse ja ka klassi sees on need tasemed väga erinevad, et siis aega tundide planeerimine võtab küll, aga kõik saab tehtud. Te peate veel ju käima nädalavahetustel ka koolitusel, eks ole? Ja käime Tallinnas siis üle 2 nädala, umbes 2 korda kuus koolitustel. Nii et pinge on ikka päris suur, jah? Ja, sest seal on ka kodutööd ja... Mis siis teie pedagoogilised tõekspidamised on? Kuidas te õpetate lapsi? Ma arvan, et selline kõige suurem põhimõte on ikkagi see, et kõik võimed, kõik oskused on arendatavad, et ma usun, et iga õpilane on siis võimeline kõigeks, aga lihtsalt õpetaja peab leidma need viisid, kuidas õpilast motiveerida, tuleb diferentseerida, et kõik oleks jõukohane ja samas, et oleks huvitav ka. Et ma üritan hoida oma tunnid sellised mitmekülgsed, et lisaks nendele ainealastele teadmistele, et ma arendan ka sotsiaalseid oskuseid, digioskuseid, sotsiaalemotsionaalseid oskuseid, lugemist, kirjutamist. Üritan nagu võimalikult
mitmekülgselt õpetada, aga lähtun ka hästi palju õpilaste enda huvidest või tugevustest, et kui mul on klassis õpilane, kellele väga meeldib videosid teha ja monteerida, et siis ma kasutan tema seda tugevust ära ja teemegi sellise klassiprojekti, et teeme õppevideosi näiteks. Ja muidugi aktiivõppemeetodid on need igapäevased vahendid. Mis aktiivõppemeetodid kasutate? Hästi palju on rühmatöid ja paaristöid, aga näiteks sellised meetodid, et õpilased saaksid eesti keeles rääkida. Et täna hommikul tegin sellist kohtumiste kaarte, kus õpilased pidid siis kokku leppima õpilasega, et nad kohtuvad kell 9, kellega kohtub kell 11, kellega kell 3 ja siis kui kell oli 9, siis nad pidid selle õpilasega kokku saama ja vastama koos ühele küsimusele või arutlema ühe küsimuse üle. Et need on sellised head sissejuhatavad, et mida sa eile tegid, aga samas ka, et viib sellesse ainesse, et mida sa tead selle teema kohta. Näiteks sellised. Ja hästi palju on sellist paberite lõikamist, et viime laused kokku või paneme laused ritta, et hästi palju nõuab, ütleme, siis eeltööd on hästi palju. Kui on sellised rühmatööd, kus nad peavad näiteks tegema plakati, siis nende omavaheline suhtluskeel on tihti ikkagi vene keel. Aga see plakati esitlemine ja nagu need hommikus või need kohtumiste kaardid, need on ja eesti keeles. Et aga kui nad teevad siis mingit tööd mingi asja kallal, siis üldiselt ma ei käse neil eesti keeles rääkida. Ma ühes koolis nägin seda, et kui oli etteütlus, siis pärast seda ühe rühma kõige tugevam õpilane jäi oma rühma kõige nõrgem õpilasega pärast tunde ja nad tegid kahekesi veel selle etteütluse ükskord läbi. Rühmad ma üldiselt teen niimoodi, et oleksid sellised tugevamad õpilased, siis aitavadki nõrgemaid või kui keegi saab varem valmis, et siis ma suunan, et mina aitan nüüd teda. Et ma arvan, see ongi selle rühma ja paaris töövõlu, et nad saavad üksteist aidata. Ja ma alati ka ütlen, et sa võid teha iseseisvalt või paaris, et ma arvan, et mitu pead on ikka mitu pead, pluss siis ei ole seda, et kõiki sõnu me ei saa pildiga siis väljendada või mina ei tea vene keelt, et siis nad saavad üksteiselt neid sõnu küsida. Kui kaua te seal olete nüüd juba? Nüüd siis 1,5 aastat. Ja mida huvitavat selle aja jooksul on juhtunud? Iga päev juhtub midagi huvitavat, aga kas või klassijuhataja võib-olla kogemusest? Niimoodi hooga ei tule ühtegi sellist asja meelde. Te olete klassijuhataja? Jaa, ma olen klassijuhataja 8. klassile. Kuidas lapsevanematega suhtlete? Üldiselt lapsevanemad eesti keelt ei räägi. Ja mina ei räägi vene keelt, aga meil on tegelikult selline tandem klassi juhatamine, et minu kolleeg, kes räägib nii eesti kui ka vene keelt, on siis põhikommunikatsiooni juht, kes suhtleb lapsevanematega, kes edastab informatsiooni vene keeles, aga näiteks arenguvestlused meil ongi mina räägin eesti keeles, tema tõlgib, lapsevanem räägib vene keeles, jälle minule tõlgitakse eesti keelde, et see on nagu tõesti, kuna keelebarjäär on ees, et siis on hästi vajalik, et meil on see võimalus kahekesi koos töötada. Aga muidu on suhted head lapsevanematega? Jaa, on küll, et lapsevanemad kirjutavad, nad on toetavad, arenguvestlustel on näha, et nad väga hoolivad, nad on lahendusmeelsed, et nad tahavad aidata oma lapsi ja nad teevad häid ettepanekuid ka koolile. Et meil on selles mõttes täitsa vedanud lapsevanematega, ma arvan. Mis ettepaneku nad on näiteks teinud? No näiteks, kui nad huviringide osas, kui seal õpilased on ukse taga. On see tund või? Ei, ma ei tea, mis nad tahavad. Vahetund sai läbi. Jaa, aga ettepanekud lapsevanemate poolt. Et üldiselt on sellised ettepanekud näiteks, et võiks olla mingi eesti keele huviring või inglise keele huviring, kui nad tahavad toetada oma lapsi rohkem just näiteks, nad näevad, et tal on vaja lisatuge eesti keeles, et siis sellised sooviselt. Niisugune positiivne suhtumine teeb töö kergemaks muidugi.
Ja, teeb küll. Kas teil on mentor ka? Ja mul on siis Noored koolipoolne mentor Anu Parts, kes on keelekümbluse ekspert lausa, ma võiks öelda, ja väga-väga toetav inimene. Ja koolis kolleegid on sellised hästi toetavad ja alati nõus aitama. Ja teil on siis sõbralik õpetajate pere? Ja minu meelest väga sõbralik, et kuigi mõne õpetajaga on see keelebarjäär, siis nad on väga tihti minu käest tulnud abi küsima, pusivad eesti keeles, tahavad midagi küsida, hästi sõbralik. Kas võib vahele segada? Raivo, kuulete, jah? Ja. Et siin mõned nädalad tagasi oli selline ilus pilt koridoris, seisab Liina, noor õpetaja programmist Noored kooli, no me vanusest ei räägi siin, selline ilus särasinne ja tema kõrval ilus särasinne suure kogemusega pensionieas õpetaja, kes ei räägi eesti keelt. Ja nemad siis omavahel suhtlevad inglise keeles. Ja mulle see väga meeldis. See oli lausa justkui filmist see pilt. Sest nagu inimesed saavad teine teisest aru, nad ikkagi nagu leiavad võimaluse selleks suhtluseks ja igati tore on. Yeah. Ja kui ikka tahad suhelda, siis kuidagi ikka saab. Ja? Kas te osalete ka Ida-Virumaa hariduselus kuidagi väljaspool kooli ka? ma väga tahaksin, aga väga tihti kuidagi nagu ei jõua selles hariduselus osaleda. Lisaks minule on mul ka siis teised Noored kooli osalejad Ida-Virumaal ja me üritame siis ikkagi paar korda koos kokku saada ja nautida kas Narva-Jõesuud või käia mõnes muus põnevas kohas, matkamas, teatris, kinos, muuseumites ja Sinimäe kolleegidega samuti, et ikkagi üritame nagu kursis olla ja nii palju kui võimalik käia, aga tihti lihtsalt ei jõua. Esimesed tööaastad on rasked, aga mingid võrgustikud teil ikkagi on, ma saan nüüd aru, jah? Ja, et need Sinimäe õpetajad on siis üks võrgustik, kellega ikka käime ja saame kokku, joome teed, räägime ja teine on siis Noored kooli võrgustik, et Ida-Virumaal on juba aastaid olnud selline Ida-Virumaa Noored kooli väike kogukond, kes kui kellelgi on väga raske, siis me saame kokku ja toetame. See on hästi-hästi oluline minu jaoks. Ja kui võib kommenteerida, ma väga loodan, nüüd on Liina koos teiste kolleegidega liitunud ka kultuurisaadiku programmiga. Olete kuulnud? Ja. Meil on Ida-Virumaal see programm, ma ei saa aru, kas ainult selle aasta lõpuni või ta kestab veel natuke, aga seal on ka võimalus leida neid uusi tuttavaid ja kolleege teistest Ida-Virumaa koolidest, kellega edaspidi äkki, ma ei tea, kas projektipõhiselt koostööd teha, aga ma väga loodan, et nad leiavad seal 11. Kui palju teie olete saanud aega Liina tegemisi jälgida? No tegelikult nii palju aega ei ole, ma ei ole veel üheski nagu tunnis käinud, aga me suhtleme siin igapäevaselt üsna intensiivselt ja tänu sellele, et Liina on meil väga väärtuslik liige, ma ütleks nagu ka sellelt seisukohalt, et ta on meil siin igas töörühmas, mis koolis on. Et kui mina kuulutan välja, et hakkame tegelema sellega, siis Liina on alati see, kes jah, ma olen valmis. Ja mitte sellepärast, et ta niisama nagu valmis on, vaid sellepärast, et ta on alati nagu seda nagu soovi ja võimalust kaasa rääkida, tal on visiooni ja ma väga väärtustan seda, et me igapäevaselt jah, oleme kogu aeg koos, et tihedas kontaktis tänu sellele, et kool on väike, kollektiiv on selline pisike, et tõeline koolipere. Teie koolis ei saagi küsida, et kuidas eesti keele üleminek käib, vaid teil juba käib see ammu. Juba toimunud ja et kahjuks on õpetajaid, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, kahjuks on neid, aga jällegi me ei vaata veel seda nagu kehtivat õppeaastat, me vaatame üle järgmist õppeaastat ikkagi ja need, kes ei vasta, nad on ka sellega leppinud, et üks päev peab lihtsalt ära minema, kas pensionile või kuskile mujale, enamus on ikkagi eestikeelne siin ja
ja et mõnes mõttes on natuke kurb, ma ei räägi praegu õppeprotsessist, ma räägin pigem nagu õpetajast kui inimesest ja tema nagu sellest edasisest elust, et mis sellest nagu edasi saab. Ja meie kool võib olla väga hea, lapsed õpivad eesti keeles. Lapsed õpivad siis eesti keeles meil peaaegu kõiki õppeaineid, meil on veel matemaatika, teises ja kolmandas kooliastmes venekeelne. Meil on vene keel ja kirjandus olemas veel õppekava sees. No varsti aga kaovad ära. Matemaatikat vist saaks õpetaja jõuaks vist õppida ära ka eesti keele või ei jõua? Elame näeme. Ja, matemaatikat ei ole raske eesti keeles õpetada, seal on vähe sõnu. No, kuidas vaadata? Ja. No ja. Mis töörühmas te kõige parema meelega käite? Mulle väga meeldis, meil oli väärtuste töörühm, ehk siis me mõtlesime, mis on meie kooli väärtused, mis on meie kooli visioon, missioon, selleni meil ei jõudnud. Aga ma arvan, sest need väärtused on nii olulised, sest need panevad nagu aluse kõigele, kuidas õpilased on koolis, mida õpetajad teevad, kuidas nad õpetavad. Et kui me oleme sellises ühes väärtusruumis, et siis ma arvan, et suhted ja õppimine on hästi palju toredam ja mõnusam. Kui juba nii kaua on lapsed eesti keeles õppinud, kui hästi nad eesti keelt siis juba oskavad? Minu hinnang on see, et meie õpilased räägivad väga hästi eesti keelt. Et nad saavad aru, nad vastavad ja ma arvan, et nad saaksid väga hästi niimoodi hakkama ka Eesti koolis, et suhtlemisel on nad väga head. Et muidugi see grammatika, see vajab arendamist ja sõnavara, aga see suhtlemine on tegelikult kõige olulisem minu jaoks, et see on meil minu meelest hästi. Ma olen ise eesti keele kui teise keele õpetaja ja see probleem, vabandust, ma kasutan seda sõna, mulle ei meeldi see sõna, aga see probleem on ja jääb kahjuks see psühholoogiline barjäär, see hirm, see, et ei ole keskkonda lastel seal vene õppekeelega koolides ja lapsed lihtsalt ei puutu, tähtsate eestlastega kokku õppides koolis. Meil ei ole seda siin. Meil on siin avatud õpetajad, igati toetavad ja sõbralikud ja kes on alati valmis sinuga eesti keeles rääkima ükskõik mis teemal vahetunni ajal seal sööklas ja tundides loomulikult ka. Et see grammatika ja see sõnavara, see kõik tuleb. Aga see psühholoogiline barjäär, see, et seda ei ole siin, selle üle ma olen väga õnnelik. Ja, et ma olen hästi, see on, ma arvan, õpetaja töö kõige üks toredam asi, et kui septembris õpilane ei tahtnud rääkida ja ta nagu ei osanud ennast kuidagi väljendada, siis nüüd ta ütleb sulle ise, et õpetaja, ma räägin eesti keelt ja ta tahab rääkida eesti keelt ja ta nii proovib ja isegi kui see on kuidagi hästi algeline, aga siis ta vähemalt sa näed seda särada silmis, et ta ise saab aru, et ma nüüd räägin päriselt eesti keelt. Et see on rõõm on näha neid õpilasi. Mida ma ise tuletan ka alati meelde, et keel ei ole eesmärk, vaid keel on vahend. Võib-olla isegi olulisem ongi see, et mida me lihtsalt räägime õpilastega, kas vahetunnis või tunni alguses, see tavaline suhtlus, mitte see ainealane spetsiifiline sõnavara. Et mulle nii meeldib, et ma võin saata õpilased raamatukokku ja nad päriselt teevad seal tööd. Et kui nad on motiveeritud, siis nad tõesti teevad igal pool tööd. Või kui ma ütlen, et nüüd sellel kellaajal saad tagasi, siis nad on ka sellel kellaajal tagasi. Hästi tore. Et räägime võib-olla nüüd siis videost, mis tuleks teha. Kas teil on keegi, kes teeks selle või teete ise või? Ivan? Jaa, ma arvan, et meil on üks õpilane. 7. klassi õpilane, jah. See on veel kõige toredam ju. Andke talle siis võimalus filmida seda paaristööd, millest te rääkisite, ja rühmatööd, ja lõikamisi, millest te rääkisite ja need asjad oleks seal videos sees.